Tere head fännisektori vaatajad, kuulajad, sai esimene episood minuga koos Matis ja tänane erikülaline on väga lihtsalt põhjusel meiega siin, sest tulemas on ikkagi derbide derbi. Vabandust, kohe sega derbi on ta võib-olla sükest mudaliga fännide jaoks, et derbid toimud ikkagi mujal maailmas, aga tõesti hea meil on see on lahe, nii kui sa suu lahti tegid, sa kohe esimese lause pealt libastusid ja kukkusid lihtsalt läraki sellini. No vaata, elu on vahepeal selline. Aga hea meil on siis meie episoodis siis täna näha sind, Urmas, armastatud telesaatejuht, minu vanaema lemmiksaate. Ai kui tore, tervita vanaema. Tervitan. Ja Urmas on siis üle Eesti tuntud kui see 1-2 Newcastle'i fännist. Oi, ära räägi, no neid on selgelt rohkem. Ühel päeval kõperdasin siin kesklinna poole jalutada, telefon helise, mees sõidab must mööda, räägib juttu see, ja see ei ole üldse see teine vend, eks ju, 3., 4. Nii et tegelikult neid on ikkagi päris palju. See on mingi Kalev Kruusi selline pehme arvamus, et neid on 2. Et üks on Vara Toomas ja teist pole veel nähtud, eks ju. See on Sunderlandi kohta. Ei, aga oota, kas on saude nii palju Eestis, et neid on rohkem? Saudidega ei ole üldse asi pistmist, vaata, kõige parem pilt oli sellel hetkel, kui June oli Tallinnas ja mängis Levadia vastu, siis ikkagi reaalselt fännisektoris ja selle lipu taga, mis Estonia naarmi püsti pani, seal taga ikkagi oli minu arust mingi 50 inimest, kes tulid passiga põhimõtteliselt avalikkuse ette välja. Võib-olla oli paar vähem, aga võib-olla oli ka paar rohkem. Neid oli igal juhul palju, et selles mõttes selle Kirde Inglismaa klubi elg Eestis on väga suur, nagu ütleb, selle kohal ütleb. Ehk siis Newcastle Levadia mängust teie poolt Newcastle'it. Ja, muidugi. See on elementaarne. Kui sa tahad, me võime kohe selle jutu võtta. Et no ma ei saa aru sellest, ma tean teie podcastis, siin käis üks vend rääkimas sellest, kuidas Flora derbi jääb olema, me räägime derbidest, eks ju, jääb olema alati Levadia. Ja ma pidin ausalt öeldes sellel hetkel ikkagi nagu tooli pealt maha kukkuma, isegi mul oli turvavöö peale, ma ikkagi pidi maha kukkuma. Nagu mis mõttes? Su enda klubi peatreener on su derbi meeskonna legend, läbi aegade kõige suurem nagu mees üldse, et kus kohas nagu nüüd siis valesti on, et kas sul on klubis valesti või sa oled ise valesti. Et seal on nagu minu jaoks nagu ainult 2 asja selles mõttes, et derbi tähendab ikkagi nagu põhimõtteliselt seda. Ma olin esimest kord Newcastle'is ja no tegelikult ma ei olnud Newcastle'is, sest ma tegin siis sellel hetkel siin samas majas, mis on nüüd ümber ehitatud, tegin sellist ajakirja nagu Autobild Eesti ja tekkis geniaalne mõte, et aga lähme paneme ise tehases autot kokku. Ja kõige mugavam, ja siin ei olnud üldse nagu otseselt ainult, et läheks Inglismaale ja sätiks Newcastle'isse ennast, võib-olla natukene oli ka, aga tegelikult oli põhjus see, et Nissani mehed siin Eestis olid hästi aktiivsed, tahtsid autot müüa, tahtsid asja ajada ja nii kui paarile firmale rääkisime, Nissani mehed ütlesid kohe muidugi, lähed Sunderlandi Nissani tehasesse ja ma olin seal tööl, ligi noore nädala, pool nädalat, 3 päeva. Ja ma olin seal tööl, mulle õpetati nagu asjad selgeks ja 2 päeva reaalselt olin liini peal, eks. Ja muidugi ma käisin siis vaatamas esimest korda mängu ka, see oli siis, ma arvan, aasta 2006 või 7. Ja Bolton Wanderersiga oli mäng, lõppes 1-1 ja kui ma istusin pubis, mustvalge särk seljas, nii nagu täna tegelikult, ma võtan ikkagi ära selle seljast, hakkas ka palav juba, kohe kuumaks. Ehk siis istun nagu seal särk seljas, eks, Strawberries ikkagi legendaarses selles puhvetis, eks, ja minu inglise keel sellel hetkel oli selline 5+ saksa keele õpetajalt, kes üldse midagi aru ei saanud, mis sa räägid, eks. Ja räägin nendega nagu pursin seal ja vennad siis küsivad, räägime seal ära kõik ja tehas ja siis, et aga kus hotellis sa oled ja siis ma ütlen, et seal kurat Sunderlandi külje all, kas selle koha nimi oli Washington äkki, eks. Ja vennad lõikasid ära kohe, kurat, see on segane vend, tuleb siin Sunderlandist rääkima. Saad aru, see on nii põhimõtteline seal, et kui ma mõtlen selle Noora ja Flora poisi peale, kes teie juures siin käis, kes raiub, et tema kõige suurem derbi vastane on Levadia,
kelle legend on ta klubi peatreener, siis mul läheb nagu täiesti lappesse, et me vist ei saa nagu päriselt siin kohapeal ikkagi sellest väljendist päriselt aru. See on ikkagi see, et kui on vaja, antakse hobusele molli, sest et see vaidlus seal kohapeal on nii terav ja tuline ja noh, muidugi väljaspool tööaega on ka inimesi, kes suudavad omavahel nagu selgelt vestelda ja võib-olla nagu samast pakist kerge jogurtil lirpida, aga neid on ikkagi vähe, see ei ole sama seisund seal, nii et see on kuum ja nii ma usun, et te teate, olete kindlasti ette valmistanud, et see on ikkagi mingi ajalooline värk, see on nagu aastasadade tagune, enne kui jalgpall üldse veel pihta hakkas, nii et selles mõttes see derbi on seal kohapeal kuum, muidugi ta Eestis on täiesti teistsugune asi, ma arvan, et Eestis ei ole, ka fännide seas ei ole see sama asi. Aga kuidas sinu jaoks nagu alguse sai siis nagu Newcastli pooldamine üldse, sest et no nagu alguse sai, ei tunnu neid Newcastli fänne väga palju, aga kuskilt see romantikute klubi üles leiti. Ja ongi väga romantiline ka, selles mõttes on sul väga õigus, romantiline see asi Newcastli romantika ei lähe kokku, mõtled selle koha peale. Ei, kuule, sa oled harjunud vaatama oma seda Hollywoodi romantikat, kus on nagu 1, 2, 3, 4 ja 5 jääb vahele ja kohe tuleb 6. Me oleme nagu seal, käime selle 4 ja 5. ei, see lugu oli tore selles mõttes, et ma mäletan, see on juba rohkem kui veerand sajandit tagasi, Bože moi ütleks selle peale, see oli siis kuskil enne aastatuhande vahetust, ma olin kõva, siis ma olin FIFAs tipuründaja. Esimesed need mängud, eks ju, mis sellel hetkel tuli. Oi kurat, ma ei mäleta, mis, midagi sellist, eks ju, ja mul oli seal nagu lemmikvend oli Jan Koller, mis tõttu ma mängisin kõvasti nagu Dortmundi mustades kollastes ridades. Ja see läks nii palju korda, ma olin seal päris kõva, ise tead need mingid turnad, ega sellel hetkel ei olnud ju väga palju võrgus, eks ju, sa saanud teiste vastu mängida, mängisid enda vastu. Lollitasid arvutit, kõva mees, siis ühel hetkel hakkasin nagu uurima, et kas midagi nagu Dortmundi kohta kuskil midagigi kirjutatakse, eks ju. Internet oli selline alguse asi alles ja ma leidsin Mikk Jürjensi nufts.pri.ee selline aadress, mis muidugi rääkis täiesti mingist teisest klubist, aga kuna seal olid mõned tuttavad nimed ikkagi, Shearer ja nii edasi, kes kordusid, mulle lihtsalt meeldis see, kuidas Mikk kirjutas. Mulle lihtsalt megalt meeldis, kuidas Mikk kirjutas ja siis ma ikkagi käisin aeg-ajalt nagu refresh imas tema kodukat, vaatasin seda asja nagu vaikselt üle ja ühel hetkel avastasin, et ma hakkasin otsima juba siis umbes ajalehe tagustest, et kus pubis avaldatakse siis mingit mängukalendrit, sest 90-ndate nagu see lõpp oli selles mõttes futuaeg, sul ei olnud mängu näha mitte kuskilt, Soome enam sellel hetkel ei näidanud ja Eestis nagu sisuliselt näha ei olnud võimalik, eks ju, et sul oli ainus võimalus oli käia kuskil pubis ja üks esimesi mänge, mida ma käisin vaatasin, oli siis Newcastle mängis Arsenali vastu, seda nägi Nõmmel Bulldogi pubis ja Newcastle kaotas kaotas 2, see oli 2-0 või 2-1, ma ei mäleta. Ja Titus Bramble, Newcastle'i kunagine siis kaitsemängija, kelle järgi minu meelest vahepeal üks meie merisigadest kandis ka Titus Bramble'i nime minu ahvatlusel, see oli oma värava. Ja seal oli selline kaader, kuidas vihma sajab ja Titus Bramble'i nina küljest tilgub vett, ta on löönud just oma värava, ta teab, mis tal nagu kohe hetke pärast siis nagu kogu selle fännkonnaga, kõik see ahastus on ta silmis ja tal on seljas mustvalge triibuline särk. Ja kurat sellest hetkest peale oli täiesti selge, müüdud, täiesti müüdud. Mina olen alati eeldanud, et rohkem inimesed on nagu selle Sheareri koolkonna mehed, aga Titus Bramble kellegi ära võlus. Ei, Titus Bramble ise ei võlunud. See dramaatika, lihtsalt see, kuidas mindi mängima, Shearer oli muidugi sellel hetkel platsil ja nagu rügas nagu täiega ja pigem see oligi nagu see, et kuskil on mingi vana mees juba, sellel hetkel Shearer on ikkagi juba nagu proper käbi, eks ju, et ja siis on mingi noor tatt, sa nagu
tõmbad nahast välja ennast ja siis ta tegelikult hetkeks kaotab nagu igasuguse kontakti maailmaga, ta ei tea, mis ta teeb ja sellest kopsab oma värava. Ja noh, lihtsalt see pinge kuidagi seal õhus, aga noh, ma olin muidugi ette valmistatud lihtsalt ikkagi Miku artiklite poolt ja noh, õige pea me saime tuttavaks ka, kohtusime Mikuga, ma ei mäleta, kas ma kirjutasin sinna kommentaariumisse või kuidas, Mikk Jürjens ostis tõi mulle esimese Newcastli särgi, kuni ma esimese ostsin, 2 numbri väiksema, ma ei saanud seda, ei ole kunagi kanda saanud, aga mul oli ikkagi olemas mustvalge särk, sama mis on seljas Mart Normetil siin pildi peal praegu. Nii et minu meelest ta on esimene vend, kes seda särki kandnud on peale mu tütarde, kes ka vist seda on mingil mängul vaatamas. Kuidas see kättesaadus oli siis, et oligi ainult pubis võimalik põhimõtteliselt ainult pubis ja siis oli pärast, no selles mõttes sellel hetkel oli isegi internet oli nagu see striimimise aeg tuli hiljem alles, eks, et kus sa said otsida mingit linki ja talusid vahepeal mingit pop-up reklaami ja siis võtsid mingi teise lingi ja hea oli veel, kui oli tegelikult 2 arvutit, et erinevates võrkudes, et said ühega striimida, teisega midagi ikka nägi. Et see tuli alles hiljem ja sellel oli veel nagu täis absurd oli see, et Mikk suutis kuidagi organiseerida, ta suutis nagu tõmmata alla mingeid mänge, nii et ma mäletan nagu väga reaalselt, et ma olen kas sellel hetkel, ilmselt juba ma arvan jah, ma sellel hetkel on 3 lapse isa ja ma olen Raplas Miku ukse taga, annan kella. Ema tuleb vastu ja mina küsin, tere, kas Mikk on kodus? ja Mikk tuleb alla, kes on sellel hetkel gümnaasiumipoiss ja toob mulle need plaadid, sest et me oleme kokku leppinud, et seal on mingid mängud peal ja saad aru, ma lähen siis koju ja ma siis vaatan, ma tulemust juba teadsin, eks ju, aga mängu tahaks näha. Mingi täiesti segane värk ja ma arvan, et see võis olla nagu ka mingi põhjus, et lõppude lõpuks need mängud olidki nagu defitsiitsed, sa ei saanud nagu kätte ja kui sa kuhugi nagu mingisse jäneseurgu ennast sisse toppima hakkasid, siis sa sealt midagi ikkagi said ja see sind lihtsalt nagu kuidagi sidus ära. Et ja, ma ei ole nagu lapsepõlvest olnud nagu selline die hard jalgpallifänn, et mul on pigem olnud sellised suurturniirid ja ma mäletan nagu esimese asjana nagu reaalselt nagu jalgpalli suurturniiri kogemus oli see Hispaania turniir, kus Apelsin oli maskott. Ja austus ma ei oska öelda, kes selle võitis selle turniiri, ma lihtsalt mäletan seda, et me sõbra juures suvilas vaatasime neid mänge ja ka siis ei vaadanud, siis naabripoisiga käisime tema isa mahitusel vaatamas Tallinna spordimänge, mis olid mingid Nõukogude Liidu meistrivõistluste 5. liiga, istusime seal sellel ajal veel Komsomolka staadionil ehk siis tänane Kalevi staadion, istusime koos ülejäänud kolme mehega, kes peale meid olid, aga eks meid eristaski see, et nad olid juba ammu lakku täis ja me olime siis 2 Imrega seal kained ja vaatasime seda kõik, et see jalgpalli kirge otseselt minu sees nagu lapsepõlvest peale ei olnud, sellist teadlikku väga, aga kuskil seal jah, 2000-ndate murdmise pealt, nii et nüüd on 25 aastat, olen ma igal hooajal, ma arvan ikkagi ma ei tea, 80% mängudest vaadanud. Ma räägin, minu pea ei jooma seda ära nagu see, kuidas see kõik see plaatide peal mängude järgi vaatamine, et see on täiesti uskumatu. Kui sõidud 20 aastat tagasi vaatama, ma olen praegu 26, et minu ajal juba oli lihtne noorena, et Eurosport või mingid asjad olid juba ees, et vägev, et mina hakkasin vaatama 2003 või 2004, mul oli pinginaaber, kes õpetas mind siis striimima ja oli mingi Hiina mingi saitidelt, võtad mängu kvaliteet oli siuke nagu tänapäeval nagu sa paned silmad kinni, kujutad ette ka parema asja kui see, mis see kvaliteet toaeg oli. See mõnikord oligi, et sa ei saa mängida aru. Ei no pikk, muidugi sa ei saanudki aru. Sul oli hea, kui numbrit nägid nagu. Tõenäoliselt Shearer, kui on pikk ja liigub ebaloogiliselt, siis on Ameobi järelikult. Sa said selle järgi nagu väga täpselt aru. Nobi Solano, kes lõpetas mängimise enne seda ära, kui teleülekanded tulid, ma teadsin Solanot väga hästi. Solano mängis juba suurt rolli, aga mingil hetkel ma nagu siuke vend sellise näoga hoopis. See tuli nagu aastaid hiljem, sest ma ei olnud kordagi näinud teda. Andy O'Brien sellel ajal Newcastli tohutu suure ninaga kaitsja. Lõpuks lihtsalt kuskil lehes nägin pilti, sest et mingi fotograaf oli tabanud nagu selle hetke, kus piignõus Andy näos on pall niimoodi, et pall on pooleks, aga Andy nina on ikka sirge ja püstina. Et sellel hetkel, ütleme kogu see mängijad, sotsiaalmeediat ju ei ole. Null, täiesti null, sõna otseses mõttes null. Reit isegi on välja mõeldud veel, eks, et sul ei olnud kusagil
kusagilt vaadata, sa ei teadnud neist mitte midagi. Et see, mida sa selle kohta kuulsid, noh, see oligi nagu, see oli nagu üli nagu hektiline, kui kusagilt midagi tuli. Aga Soome pealt näidati Premi, jah? Ei, minu arust sellel hetkel ei näidatud, see oli mingi paus vahepeal. Ja minu arust näidati küll, aga seda ei olnud, sest see oli ülikallis oli minu meelest neid välismaa neid võtta. Ei, no aga siis, kui näidati ikkagi mingit ühte mängu, noh. Suurem mäng. Sul on mingit, või noh, sellel hetkel, mis see suurem oli, eks, või väiksem, et noh, näidati ikkagi ühte mängu või see, et kuni tekib see võimalus, et sa näed vooru kõiki mänge, no see on tegelikult ju ainult paar aastat. Aga kus juures too aeg tegelikult oli kirjutava meedia kuldaeg spordi suhtes, et nagu inimesed ei näinud ja noh, minule väga meeldis, ma mäletan too aeg meeldis sükke ajakirja nagu Sporditäht oli. Üli ja noh, kõik oli olemas, tulemused ka, läksid ostsid ja vaatad, okei, nii Hollandi liigas lõi värava mingi siuke noor mängija nagu Dirk Kuyt, nagu huvitav, kes see on, nagu vaata Feyenoordi eest, erinevad asjad nagu niimoodi, et kirjutava meedia kuldaeg. Kui Mart Poom mängis Sunderlandis, mis emotsioonid need tekitasid? Noh, mis seal ikka, noh, mängib seal siis, noh, Mart Poomiga lahedam seik oli tegelikult see, kui me käisime vaatamas teist mängu ja siis ma käisin koos ühe oma tütrega ja me mingi nagu lennu asja tõttu ööbisime Tarbis ja nii veider, kui see ka ei olnud, siis minnes või tagasi tulles lendvist õhtul esimene inimene, kellega õnnestus jalgpallist rääkida, see teadis kohe Mart Poomi. Ehk siis Derby County eest ikkagi tema panus noh, jõudis kuidagi ringina nagu rohkem minuni. Aga ma nagu ei mäleta mingit sellist ekstra emotsiooni. Ma ütlen, et ega see koha peal on ta nagu ikkagi see noh, see on nagu mingis mõttes selline, ta ei ole nagu ka nali päriselt, eks, aga noh, ta on ikkagi mingi täiesti teine level see Derby asi, seda ei saa kuidagi nagu võrrelda sellega, mis ta on koha peal või noh, päriselt seda tajub ikkagi ainult ka mitte selle mängu ajaks sinna minnes, mitte selleks 2 nädalaks sinna minnes, vaid tegelikult loeb see, kuidas vennad omavahel räägivad siis, kui hooaeg on läbi, mai lõpus, juuni alguses, noh, mis pinged siis õhus on. No kui praegust hooaega hakata, või eelmist hooaega hakata võrdlema, et need viimased 20 aastat, 25 aastat, et see on ju olnud ka korralik kannatamine, et esiliigas vahepeal mängitud. Mitu korda isegi. Ja nüüd jõuti Premier League'i, tulid rahad taha ja siis suur emotsioon vist oli nüüd sel kevadel. No jah, see oli kuidagi ehkki nagu noh, põhivärk oli ju ikkagi tegelikult see kaotatud mäng Manu vastu aasta varem, eks. Et see, et jõuti nii lähedale siis põhimõtteliselt nagu karika võitmisele ja selle hooaja ju kirjade järgi ka nagu enne mängu tundus, et võit Manu üle on palju rohkem kodus, äkki seal ma mäletan ka vist oli, äkki Bruno oli puudu selles mängus, et ta ei saanud seal kaasa mängida ja kuidagi nagu, ühesõnaga, et see kõik oli ja muidugi see oligi super ja see oligi nagu vägev, aga mõnes mõttes see nagu pinge oli esimesel aastal ja see elevus ja see ärevus ja see kõik oli seal esimeses karikafinaalis, aga noh muidugi sellist asja, noh näed ise, siin ei ole Newcastle'i ju fänn ei ole, aga siit juba paistab üle 2. Paistab kokku 4, eks, et üks on küll lapsevanemana läbi kukkunud, et poeg ta kõrval hetke pärast lahkub, sest et ta oli punase särgiga seal pressitruupi all ja ega see lapse kasvatamine ongi raske, et ega see ei tulegi välja alati inimesel, et saame aru ja anname andeks. Aga ei, jah, see oli tore ja noh, eks õhtu läks ikkagi natuke pikemalt ka kohe. Ei lõppenud kohe mänguga ära. Kas näed, et Newcastle võiks veel õige pea tuua mõne trofee koju? Noh, ma arvan, et ega ei ole see sama karikasari, kus kaitsta tuleb, on järgmisena Fulham kodus, ma arvan, et see võiks olla üsna nagu planeeritav ja sealt edasi, mis tuleb, aga noh, selge on, et ega täna ma arvan, et selles mõttes võiks olla Newcastle'it väga huvitav jälgida praegu kõigil,
neil ka, kes on üsna nagu kriitilised selle osas, kuidas meeskondi suureks ostetakse. Sest Eddie Howe on ju suutnud, päevselgelt ta suutis teha selle satsiga, kes nagu põhimõtteliselt ju võbeles välja kukkumise serva peal. Et kui Eddie ju tuli, siis oldi ju tegelikult selles relegatsiooni tsoonis minu meelest üsna kõvasti. Et ta on suutnud nagu nii palju ümber muuta ja mis on võib-olla veel olulisem, et me nagu jälle fännidena kipume keskenduma õudselt nagu treenerile, et jälle siin ka kuskil teie enda siin saates üks mees rääkis, võrdles siin Kloppi ja Eesti korvpallikoondist, eks, et jube lihtne on öelda, et näe, Klopp tuli ja pani nagu meeskonna uskuma. Et jah, et see tõenäoliselt nii on, mingi törts mett kuskile sinna tee sisse muudab seda maitset, aga sa võid seda mett uhada ükskõik kui palju keevasse vette. Sellest tuleb nagu ikkagi ainult ühte tüüpi maitse. Eks, et see asi päriselt nagu õitsema lööks. Selle jaoks sul on vaja ikkagi kõigepealt mingit nagu, reaalselt mingit back office'it. See on see klubi ise laiemalt. Mitte siis need, kes istuvad tribüünil, maksavad piletiraha, vaid need, kelle otsused panevad asju kokku. See, kuidas need mehed nagu jõuavad sellesse seisundisse, kus treeneril on midagi teha üldse. Et see on nii palju nagu segasem ja keerulisem püramiid. Ja Eesti koondis ei kaota sellepärast, et neil ei ole enese usku korvpallis. Ei ole seda, et see on ikkagi see on see, kus kohas mehed mängivad, milliseid mänge nad mängivad, milliseid minuteid mängivad, millised need süsteemid ja skeemid on, eks ju. See on nagu nii keerulisem asi, kui lihtsalt see, et keegi tuleb, ütleb, kutid uskuge endasse rämeda ja veendunud häälega ja annab laksu kanju pihta, eks ju, et see ei käi nii, see on nagu, meile meeldib nii mõelda, et tuleb mingi messias ja päästab, eks. Aga selle Newcastle muutuse puhul, ma arvan, põhivärk on ikkagi see, et aastaid oli tagatuba, oli sassis, et tuba oli korrast ära. Mina ütlen, et mulle üks asi, mis tegelikult selle Newcastle puhul nagu meeldib, et varasemalt mulle meeldis Newcastle rohkem, siis kui nad nagu kaotasid ja olid siuke virvarklubi, sest fännibaas on minu meelest meeletult äge. Aga et neil klubi identiteet on kogu selle raha kulutamise juures tegelikult nagu alles jäänud, nad võitlevad, nad nagu töötavad oma sokid jalast ära, sul on nagu mingi ebardlik Dan Burn mängib seal nagu onju, aga nad pole seda nagu identiteeti kaotanud, vaata, et minu meelest Manchester City natuke kaotas seda identiteeti, hakkasid mängima jalgpalli, mis ei olnud nagu nende jalgpall, aga Newcastle puhul minu meelest ei ole seda toimunud. Nojah, see, mis sa praegu ütlesid, et nad mängivad, kas tohib sitta öelda teie saates, nad mängivad sitta jalgpalli siiani. No tegelikult ju ei mängi, et nad on nagu mänguliselt väga mõeldud, võitluslikku absoluutselt. Ja mida ma tahan öelda on see, et sa ei saa osta tuba mängijaid täis. Sellest ei juhtu midagi. Küsige härra Slotti käest, eks, et sa paned nagu kõik need 100 miljonid, sa tõmbad nagu praktiliselt kõik, kelle sa saad ja mille poolest see klubi on läinud sellel aastal paremaks, on päris hea küsimus vastata, eks ju, siis punase särgi meestel, et mitte millegi poolest. No Liverpoolis on jah, et see ju väga-väga keeruline. Aga kui me võtame ühe kindla intsidendi ka, mis juhtus sel suvel Newcastle'is, oli ju see, et Alexander Isak lahkus meeskonnast. Ei tulnud enam trennidesse kohale, oli juba tiimiga hüvasti jätnud, et kuidas sinu kui fännina, kuidas sa suhtusid, kas sa loodsid, et Isak tuleb tagasi, või sa tahtsid, et tehakse kohe rahaks, tuuaksegi Nick Voltemade, et kuidas see olukord sulle? See oli väga-väga huvitav, et esimest korda nagu kogu Newcastle mängija Newcastle'iga kooselu vältel, ma olin nagu isiklikult ühes mängijas nagu nii sügavalt pettunud. Et see oli nagu üli huvitav, ise vaatasin ka seda seisundit kõrvalt, imetlesin, üllatusin ja ka mingil hetkel nautisin enda seda pettumuse ja viha kokteili. Ja laias laastus see tegelikult tulenes ju sellest, et kui vaadata seda, muidugi oli Isak Hispaanias juba ka täiesti mängija, ta oli ikkagi nagu mängija, aga oleme ausad, see oli Eddie maagia, mis tas tegi selle, kelleks ta paari aastaga Newcastle'is sai, eks, või isegi võtame, mitte Newcastle'is, Inglise liigas ja nagu ainus asi, mis praegu nagu kuidagi seda asja laseb
tagantjärgi teistmoodi vaadata, ongi need praegused tulemused. Liverpooli tulemused, jah. Mitte isegi Liverpooli, vaid konkreetselt Isaki tulemused. Eks ju, et see, et sa oled kuskil klubis, see, kes sa praegu oled, ei ole sinu teene. Eks, et see on muidugi sinu teene, see jookseb sinu kaudu, aga kui süsteem on pandud ehitatud üles nii, et sul on võimalik nagu kõblada läbi, kas see oli vist Evertoni kaitse, kus ta joone pealt tuleb läbi, kus nagu see üle-eelmise aasta mingi dribling või noh, see kõik on jälle selle, mitte ainult selle platsil olevate meeste, mitte platsis servas olevate meeste, vaid kogu klubi pingutus sinu nimel. Ja kui sul siis ei jätku nagu seda mõtlemise ruumi ja sa ei saa aru sellest, mis värk on, no siis palun, ole nüüd seal, kus sa oled. Oli selline patiseis ka, et nagu Isak ju tõi välja, et ka klubi oli talle lubanud nagu nii-öelda lubadusi. Suvel ütlevad mängijad igast asju, aga mina ka sellest, mulle Newcastle'i käitumine suvel väga meeldis, vaata oligi, et istud siin nii kaua kui istud, aga meil on vaja need mängijad ära tuua, tõid ju Brentfordis selle ründe ära ja tõid nagu Voltemaade, et tegelikult Newcastle'i poolt nagu väga hea käitumine, et ja mina ütlen, Newcastle on ainuke, kes sellest stiilist võitis. Ja sest hooaja alguses mina ütleks, et need tulemused isegi jäid selle taha veidikene, et tipuründaja oli puudu, et nad mängisid ju Gordoni tipus, kes ei ole see suur ründaja. Nüüd kui Voltemaade ja Vissa on natukene viganud, aga Voltemaade oma rolli on ju väga hästi ära. Mulle ka Voltemaade väga meeldib, kuigi ta on teistsugune nagu Isak, aga ta on minust väga lahe mängida. Mul Fantasy's ka. Jaa, väga hea, saat hakkab tulema, ma ütlen sulle. Juba on tulnud, aga hakkab veel rohkem kindlasti tulema, sest et täna ma arvan, et veel see mul on endal vahepeal olnud tunne, et äkki on Eddie Haeg kuskil seal serva peal, sest aga tuleb muidugi anda nagu ka ikkagi anda krediiti selles mõttes, et kui su kaitse, ütleme, et see mängu ülesehitus, nii nagu mina sellest aru saan, on ju ikkagi väga palju selle pealt, et kuidas see pall üles liigub ja siin hooaja meil on kindlasti väga head kaitsjad, võib-olla selle hooaja ülemineku kõige olulisem mees on üldse ju nimetamata, on see täpselt tubli saksa poiss seal kaitseliinis, kes on ikkagi aidanud püsida sellel klubil seal, kus ta praegu on, et seal tagant on ikkagi kõvasti kärisenud, aga kui sul, ütleme, see joonis hakkab ikkagi pihta sellest, et on Lewis Hall, on Livramento, kes suudavad nagu selle asja sealt tagant kiiresti üles viia ja kui on mõlemad katki ja sa pead ikkagi kas väärika seenioriga hakkama saama ehk Trippieriga või siis mehega, kes on puhas aurumootor, aga siis mitte niivõrd, eks ju, mõtlev, triblav, tõusev äärekaitsja ehk siis Dan Burn, full respect, aga see ei ole tema töö laias lastus, eks ju, et ta on seda küll teinud, aga ja võiks teha ka koondises minu poolest keskkaitsjana nagu väga hästi, aga see ei ole tema töö, et siis see süsteem nagu väga hästi ei taha töötada, et see on mu lemmikpilt ja mul oli nii hea meel, et see face slap, mis seekord viis venna minema, tõletas selle olukorra meelde, aga kohe räägin sellest ka, et selles mõttes see asi ei ole töötanud ja mulle tundub, et nagu võib-olla on kusagilt vaja mingit nagu ekstra asja, kui keegi, minule helistaks Urmas, et kuule, et ma kuulsin siin podcastis, ütlesid, et meil peaks olema uus peatreener, et on sul kedagi soovitada, siis ma ütlen ausalt, et ei ole. Ma ei oskaks nagu, praegu küll tahtes, mõttes, et lõppude lõpuks see Edi fenomen kahtlusteta on see sama tööeetika aga miks sellel aastal on mängu lõpud niimoodi ära läinud, on väga terav küsimus, et liidri punkti pealt. Üks Hollandi kiilakas on küll varem varsti võib-olla saadaval. Aga ma teen ka ühe ennustuse, kes on järgmine Newcastle'i treener. Luis Enrique. No see ennustus ei lähe pihta. Minust ei, ta soovib täpselt Fallibaasiga kokku, ta on ise täielik psühh nagu vaata, ta soovib minust Newcastle'iga üli hästi kokku. Ma ei tea, psühhi ma kardan, meil on olnud igasuguseid psühhe, eks ju, ka sellel ajal ju tegelikult, sellel ajal oli ju ka tegelikult nagu see, miks see ju juhtub, on ju see, et geenius Graham Souness on ju, eks ju, pingi peal sellel hetkel, kes ka nagu kindlasti, jälle, et mida siin isiklik olla, aga see, mis platsil toimus, see, ma mäletan ise, ma nagu istusin pubis ja ma nägin seda nagu oma silmaga pealt ja kahjuks sellel hetkel ei saanud ise kerida, eks, ja nüüd aastaid hiljem, ja nüüd eriti peale seda Evertoni värki,
ja siis ju otsiti kõik need selgitused ja kirjeldused ülesse ja kõige lõbusam minu arust selle juures ikkagi oli see, et seal oli ju esimese punase saanud Newcastli suurepärane keskkaitsja Anthony Taylor, eks ju, Steven Taylor, kes juba tuli duši alt, kui nägi, et 2 venda tulevad ja ta küsib nende käest, et mis seis jäi, sest ta arvab, et mäng on läbi. Aga ei, laekus veel 2 punasest kaarti sinuga koos duši alla, Steven. Et selles mõttes jah, tegelikult see oli klassik, Lee Boyer ja Kieran Dyer omavahel nagu ikkagi reaalselt nagu mees-mehe kaklust. Vähemalt seda asja eest punase mitte nagu ka. Täpselt, et ikkagi oli nagu värki. Aga kui me võtame selle Evertoni punase kaardi võrreldes sellega, et siin sa ütledki, et asja eest on ju, aga kas see Idrissa Gueye, see kõrvakiil, kas see on punane? Ei, see oli ikka punane muidugi, sa lähed lööd, see on nagu reaalselt lähed lööd. Et see on juba, jah, ma ise olen ka selles paldis, see on punane kaart. Siin ei ole üldse mingit küsimus ka, nagu, mismoodi siis, et siit võin lüüa ja siit võin sügada teist. Oma tiimikaaslasel nagu. No ikka. Ilmselgelt Tallinna Leegionis arvatakse teistmoodi. Aga nüüd 14. detsember tuleb üks suur derbi siis ja kas teatavasti meil ju käib ka siin juba ju inimeste kutsumine, et tuleb üks suur üritus ka, et kas sa oled ka minemas? Muidugi olen, ma ei ole küll lauda kinni pannud, eile Toomas Vara, kes seda kokkusaamist on korraldamise poolest aktiivselt toetanud, andis märku, et peaks laua justkui kinni panema, et ei pruugi tulla. Selles mõttes, et arusaadav, kuuldavasti on punaseid triipe veetakse Tallinnasse isegi Helsingi suunalt, et Soome tegijaid on ka tulemas. Ma olen ise kunagi osalenud ühel, ma ei mäleta, mis selle koha nimi oli, minu autoga me seal käisime, vedasin harakaid siis mängule kunagi Soomes, mis lõppes meeleoluka festivaliga Helsingi kontsertpaikades. Aga jaa, et Soomes on Sunderlandi kultuur kindlasti väga tugev ja seal on harakaid ka, aga meil minu meelest nendega nii tehedaid kontakte ei ole, et selles mõttes tuleb, ma arvan, tore. Jalgpalli viktoriinis, ma arvan, väga kõva käsi ei ole, aga emotsioonid, tühja nendest teadmistest seal juures. Aga kusjuures minu meelest selle preemia aasta tegigi see Sunderlandi tõus väga põnevaks, et vaata Sunderland on ka noorema põlvkonna seast tänu sellele Netflixi dokumentaalile ka natuke nagu lendu läinud, natuke niški klubi, pluss Sunderlandil on ju Premier League'i kõige noorem omanik, kes on see 32-aastane see Dreyfus, kelle isa oli ju Marseille omanik kunagi. Tema on nüüd Sunderlandi omanik, ostis vist siis, kui Sunderland oli League One'is ja on nüüd tõusnud üles siis välja ja ütleme ausalt, kui praegu vaata Sunderlandi, siis ma arvan, et see Granit Xhaka ost, ma arvan, et hetkel isegi pannaks võib-olla Premier League'i parimaks signinguks nagu, et see, kuidas oli liidriomadustega mees, mitte liiderlikega, suudab siis ikkagi nagu meeskonda koos hoida ja juhtida, sest mina alguses ma arvan, et Sunderland läheb kohe alla tagasi. Enam mani ei arva. Mina uskusin kohe, et Sunderland on kõrgel, aga nii kõrgel me peaks keegi arvanud. Ja kindlasti mitte, ma ei ole küll, ei ole päris tervet mängu vaadanud, olen pool aja vaadanud ja scrollinud ja neil on ikkagi kõva tuhk taga ja korra see 14. detsember kindlasti saab kustutatud kodus, aga ise paneb käed rinnale risti, ise käib seda juttu. Ei, kurat, vaadata seda välisvormi, siis pole nagu väga hõisata, aga see pole ka kõige tähtsam selle mängu juures, et küll seal hoogu on sees ja tegelikult on lahe muidugi, et neil on tahtmist täis. Ma vaatasin just, et 3. sats sellest samast kolmnurgast ju Smogised on ka üsna heas seisus esiliigas praegu, et championshipis, et see oleks päris lahe, kui saaks vähendada natukene mööda Inglismaad ringisõitmise vaeva, et eks see kirde piirkonna rahva häda on natuke. Siis võiks West Ham välja kukkuda, sest Londoni klubis on liiga palju. Jah. Ehkki West Ham on mul olnud nagu mingi ajal, eriti kui Kevin Nolan sinna läks, siis peale seda on olnud nagu tore vaadata seda, et Nolan oli ikkagi lahe kärgas. Vaata, kui sa ütlesid, et Newcastle'it on halvasti juhitud, siis praegu öeldakse, et West Ham on Premier League'i kõige halvemini juhitud klubi nagu ja selle eest peab relekat saama. Selles on sul ilmselt õigus. Kes Inglismaa liiga võidab ja kui ma selleks küsimuse veel küsin, siis et
palju sa jõuad üldse jälgida teisi mänge, et sa ütlesid, et 80% hooajast saadad Newcastli mängudest ära? Jaa, ma ikkagi Newcastli mängud vaatan enamuses ära ja kui on mingil põhjusel, et eile õhtul ka Burnley'ga mäng, ma ei saanud olla nagu teleka ees, näppisin telefonis, tegelikult nägin enamus sündmused ära ja kui ei näe otsa, siis ma vaatan järgi. Kas mitte olümpiaväravat ei löödud eile? Gimaresh oli harjutus, ta proovis kohe teist ka sättida sinna otsa, aga nii hästi ei läinud. Läks ülbeks? Ei läinud selles mõttes, et ega ta tegi ju klubi ajaloos esimese olümpiavärava siis kodustaadionil. Et St. James's Parkil ei ole seda varem löödud, aga ma ei tea, tahaks õudselt pakkuda, aga see on praegu nii, et ongi 8 punni vahet Chelsea'ga Arsenalil, jah? Tahad Chelsea pakkuda võitjaks? Ma tahaks pakkuda seda, et äkki see võitja ei ole sellest top 3-st, top 3-st, tahaks seda pakkuda, aga 5 punni on ikkagi väga palju, 8 punkti veel rohkem. Kui ma vaatasin, kuidas Arsenal andis ära Villale mängu, siis isegi teise poolaja keskelt ju Villa tegelikult otsis seda väravat, siis mulle tundub, et Arsenalil ikkagi on seesama mingi Arsenali värk, ma arvan, et neil tuleb kuskil kriis, kus nad annavad ära mingi 9 punni järjest, 10 punni järjest. Aga kusjuures Arsenalile on löödud ainult 9 väravat, mis on tegelikult päris hea. 9 on neile löödud. Okei, no igatahes 9 aga neil on praegu puudu ju Gabriel, neil on Saliba puudu, et seal on vigastusega ka probleeme, aga seda sügavust pole ju vaata Arsenali varem olnud, et ma ikkagi arvan, et Arsenal nagu hoiab selle kord ära. Et neil on, su kõrval istub üks Arsenali pooldaja, nii et ütleme, et igal juhul ju City vastu Arsenal, Chelsea vastu Arsenal ja siit kogu nii-öelda, kuna mul on Villa puhul nende väravaht nagu füüsiliselt nii ebameeldiv. Sama siin. Nagu üks kõige ebameeldivamaid inimesi Premier League'i ülemises otsas, siis kurat, las ta siis olla Arsenal, jah. Aga Emiliano Martinez siis, kui oli see 2022 MM-finaal, kas siis? See oli puhas kroon sellele, mis ta siis nagu, kuidas nagu, kui sul on ikkagi siuke see katus, see see on nagu mingi asi, mis mulle nagu jalgpalli juures mõnikord tekitab nagu mingit sellist, mulle ei meeldi klišeed, mulle ei meeldi nagu, kui keegi, sa võid võtta isiklikult, kui sa tahad, eks ju, kui keegi viib kohvile kedagi, siis ma lihtsalt tunnen iga kord, issand kui igav. Et kuulge, oli, aga enam ei ole. Aga sama laskesuusatamisest, keegi on suurest mängust väljas. ei ole sellist asja olemas, jah? Peaks olema nagu rohkem nagu seda mängulisust endal selle kõige vastu, et ma saan aru, et elu ongi üks lõputute nagu klišeede jada. Aga muinasjutud on ka ju ilusad. Ja absoluutselt on. Ja võib-olla leiabki, tulebki võtta kuskilt, et mõnikord nagu jääb see kitsaks natukene, aga olgu peale, las ta olla, me räägime Martinezist, eks ju, et kui sa oled ikkagi nagu, et selge on see, et me oleme ahvist tulnud, aga kui sa ei ole väga kaugele jõudnud, siis võib tekkida, et sul on nagu vastutulevate inimestega eriarvamusi selle leveli osas, kus me oleme. Ja vaat seega, kus ta suvel oli niimoodi, jättis ju Villa fännidega hüvast, et nüüd ta läheb suurde klubisse ära nagu vaata. Et ma ikka olen suurematel jahimaadele ja see on see, et nagu it's me again, näin ju vaata, et kuule, puhka jalga mees. See jah, paaran pani korda. Kloun ta on, näin ju. Samas ma ütlen ausalt, et ütleme, viimane kord, kui Arsenalil läks nagu täitsa enam vähem vaata, et võivad tiitlile mängida, siis võitis nagu Leicester liiga, näin ju. Et selles suhtes, et võib-olla ei peaks Aston Villat maha mõtma. Ei, kindlasti mitte, sest lõppude lõpuks jälle neil on treener, on geenius sõna otseses mõttes, keegi, kes suudab ikkagi nuppe asetada ja ma arvan motiveerida ja mootori käima tõmmata, kui vaja on. Ja kõigi esikolmiku klubide treener on hispaanlane, nii et Hispaania treenerite koolkond ikka on jälje väga-väga sügavale vajutanud taas kord. Aga kas jälgid ka muud jalgpalliliigas, Hispaaniat, Saksamaad, kuidas eestlastele pöialt hoiad? Ma nagu hoian pöialt, aga see on päris keeruline selles mõttes, et mingil põhjusel ma ei tea, kes seda nagu tegema peaks või kus kohas see nagu tekkima peaks, aga kui ma näen Stefan Vaaksi 3 ära kõik,
ka need, mis mööda lähevad, siis Eesti jalgpallurite tegemisi nagu väga ei näe. Noh, muidugi kui vanameister ja ma mõtlen siin Karol Metsa, eks ju, mängib, siis see on Footmobis jälgimise all, aga mul on mingid veidrad omad lemmikud, mida ma jälgin Itaalias, AS Roomat pigem, mängu ise vaatamas käinud koha peal ja siis nii kaua kuni Köikeres oli siis jah, siis jälgisin ka seda ja nägin ka teda ühe korra mängimas kodustaadionil ja see oli omaette nagu elamus portugallastega koos jalgpalli vaadata. Pean tunnistama ausalt, Eesti koondise mänge viimased 4-5 aastat ei ole vaatamas käinud. Ma olen pannud Eesti jalgpalli küll sisse piletite, sallide, märkide ostmise kaudu tuhandeid, aga minu jaoks on see asi katki. Et mul on enda hea sugulane Raimo, kes on diehard ikkagi koondise fänn ja kõikidel mängudel kohal, aga mul on hakanud tunduma, et kui ma olen siin pool sajandit vana, siis mul nagu see aeg, mis mulle jalgpalli vaatamiseks on antud, et siis ma püüan ikkagi vaadata head jalgpalli. Et Eesti jalgpalliga on halvasti, Eesti jalgpalliga on kehvasti ja minu arust selle võtab hästi kokku Eesti jalgpallimuuseumi reklaamikampaania, mille pildi peal oli Karl Jakob Hein. Et meil on ikkagi nagu juhtmed sassis natukene, et Karl Jakob Hein on täna mängija, tippliigade pingi peal mängija, reklaamib muuseumi, kui meil on olemas tippliigades mänginud mehi. Õige, Klaamanit ei saa ju panna. Õige, nüüd sain aru järsku, eks. No kurat, mehed, et siin on ikkagi mingi asi on hapu ja halvas seisus olevast asjast ei ole põhjust pikalt rääkida, on põhjust muretseda, aga loodetavasti lähevad kuidagi nagu asjad paremaks. Ma olen mõelnud, et õudselt tahaks lugeda nagu sellist kokkuvõtet, et me küll nagu räägime Eesti spordist üsna palju, räägime MM-ist ka korraks veel, ja räägime Eesti spordist üsna palju, aga minu enda tutvusringkonnas ma julgeksin kokku lüüa 5 noort meest, kelle spordikarjääri on jalgpall lõpetanud vigastuste tõttu. Ja ma olen mõelnud nende peale mõeldes, et kas me oleme päriselt nagu selle raha kokku lugenud, kui palju on lõhutud põlvi, puusi ja nii edasi veel, et ma saan aru, et see on kuskilt maalt on see paratamatu, et kui me teeme jalgpalli, siis me muuhulgas teeme seda, aga äkki on see balanss paigast ära ja äkki on see üks asi, mille pärast peaks nagu rohkem järele mõtlema, et mismoodi ja kuidas me neid asju teeme, et selles mõttes ma ootan, et ühel päeval võib-olla muutub see asi ja siis ma olen staadionil tagasi. Aga televusterjest teist? Ei, kui telekast ma ikkagi vaatan, muidugi. Ma ikkagi vaatan ära ja seal on ka jälle lihtne, et on natukene aega on vaadata midagi ja siis jälle on paar minutit, kus selgub, et on kulutatud aeg selle peale, eks ju. Aga jah, kui me juba siin vaikselt pilksime see ette tuli, siis jah, MM ju meil suvel tuleb. Palju sa ja kellele sa koondise jalgpallis kaasa oled? Ma olen üsna Inglismaa, mul on küll omad mingid sellised veel kõrvalveidrused olnud, nüüd ma luged ette nagu pool Euroopat, et mul on ajastu, kus mulle meeldis Prantsusmaa väga, täna võib-olla ma selle Prantsusmaaga ennast väga nagu ei seosta või ei tunneta liiga palju nagu nendega seotust. Täiesti arusaadavatel põhjustel Saksamaad, mina märkasin Voltemadet juba siis suvel, kui Inglismaa talt karika ära võttis piltlikult öeldes ja selle üle oli ka väga hea meel, sest et Tino Livramento ju tegi seda osaliselt, aga Saksa sats on lahe ja ajast aega mulle on meeldinud väga Belgia, et kõik see, mis Belgias tehakse, Belgia isegi rohkem kui siis Holland, aga kui Barcelonas kunagi vaatasime ühiselt 10 000 kohaliku
mehe ja naisega, kui finaalis mängisid Hispaania ja Holland, siis muidugi olin ma Hollandi poolt ja tajudes seda või saades siis selle sahmaka kaotust vist, kas see oli 88 minut või? See oli lisaajal. Või lausa lisaajal. Ja kuidagi meie kõrval olid veel ühed hollandlased ja sellel hetkel ma tundsin ennast väga hollandlasena. Eestlasena on väga lihtne kaasa tunda nendele, kes kaotavad. Sa tead enam-vähem, eks mis ta tunneb, eks, et sa saad sellest väga hästi aru. Aga noh, ütleme, et laias laastus see on klassikaline maailm, kuhu me täna liigume. See turniir on nagu rahupreemia Donald Trumpile, ehk siis see on nali. See kogus mänge, ma saan aru, et reklaami müügi seisukoha pealt ülivajalik, aga tegelikult ma arvan, et lahjendab seda turniiri kahjuks. Et no siiralt ja suure põnevusega ootan Cabo Verde ja Saudi Araabia vahelist kohtumist. Ma arvan, et panused on suured, põnevus on laes. Aga enda riikidele see... Cabo Verde on suur riik ka. Aga see Saudi Araabia, siis ei tule ka mingit Newcastle'i fännide kokkutulekut, et vaatate koos? Ei noh, Saudi Araabia liiga ju on täna, vaata, see on ju selline veteranide liiga, vägev liiga, eks ju, aga noh, rahvuskoondisel, oot, Saudid ju eelmisel suurturniiril, keda võitsid Argentiinat, täpselt, nii et ei ole häda Uruguay'le müts pähe tõmmata, aga no see, millele ma viitan, on see, et need ajad on möödas, kus terve elujõus avatud, läbipaistvate ja soojade suhetega lähedaste vastu inimene sai ära vaadatud kõik turniirimängud. Eks et täna enam see võimalik ei ole ja ma ei usu, et turniir sellest võidab. Ma arvan, et jalgpallimaailm ei võitnud midagi klubide MM-ist, et jälgisid klubide või? Ei jälginud. Jälgisin lihtsalt püüdsin vaadata läbikukkumist ja elasin sellele kaasa. Et ma arvan, et see on... et ma ei usu sellesse, noh, palju siin neid osalejaid on, 48, et see ei tundu loogiline, et MM-i võlu minu arust on olnud kogu aeg see, et sa tegelikult näed ära turniiri kõik mängud, siis läheb asi nagu, sa oled päriselt selle sees, aga nüüd see ei ole võimalik enam. Tegelikult, no teoreetiliselt on. Kas need mängud ei ole nagu paralleelselt? Ja alagrupi viimased mängud vist on, aga muidu kellaajad on kas... kell 7, kell 10, kell 1 ja kell 4. No PERHis tuleb avada osakonnad pärast nende inimeste ravimiseks, psüühika seisundist välja toomiseks. Eks ma ütlengi, et normaalse elukorralduse juures ei ole seda kõike võimalik vaadata. Järelikult jalgpall tegelikult ei võida sellest. See, et Curacao mehed või Cabo Verde mehed saavad kodus vaadata oma satsi MM-il mängimas, see võit on palju väiksem. Ja kui mu käest küsitaks praegu, aga Eesti, et kui selle Curacao asemel oleks Eesti, et kas sa räägiks siis seda sama juttu, siis ma ei tea. Võib-olla ei räägiks Eesti MM-il. Võib-olla ma ei räägiks, võib-olla ma ikkagi raiuks seda, et Eesti oleks saanud ka väiksemas süsteemis, aga ma arvan, et see ei ole hea. Aga ei, noh, ma arvan, et tuleb põnev turniir ja miks mitte, Usbekistan ei ole, ma ei tea, 1/8 finaalis, noh, oleks tore ju. Äkki teeb Usbekistan sama, mida tegi Senegal 2002, ma ei tea, kas kõik kolmandad kohad just edasi ei saa, aga seal ikkagi et kolmandad kohad saavad ka edasi parimad, et see on veidikene ajuvaba. Ei, see jalgpalli on nagu liiga palju, vaat see klubide MM, sa laiendad, kui see liiga palju on head, siis hea ei ole enam hea, ta on normaalne, tavaline, sa ei taha enam, ta ei ole see enam, mida sa nagu sooviksid. Ja lõppude mulle isegi veel, ma lähen nii kaugele, et et see ju selles plaanis tähendab ju meeskondade sügavust, eks ju, et sul nagu peabki, ja seda annab nagu rohkematele meestele nagu justkui tippu jõudmise võimaluse, aga see lõppkokkuvõttes tähendab killustumist. See lõppkokkuvõttes tähendab nagu väiksemaid fännibaase, väiksemat kirge ja tähelepanu ja mida rohkemate vahel ta on ära jaotatud, seda lahjem lõppude lõpuks ja kokkuvõttes see supp on. Et see loogika, jah, ma arvan, et ei toeta jalgpalli populaarsust ka kindlasti. Aga kes tuleb maailmameistriks? No ma arvan, et Euroopa riik seekord, et noh, seda on hea turvaline pakkuda, et kui me vaatame neid maailmameistrid, eks ju, kes on, siis õudselt tahaks muidugi, et Bruno Guimaraes saaks medali kaela, aga ma ei ole kindel, jah, et Brasiilia nii kaugele jõuab. Aga meil on niisugune ennustamisvoor või? No teeme väikse ennustuse. Teeme. Ma arvan, et Euroopa aga miks ka mitte? Läheme, paneme segast Saksamaa tuleb. Vaatasid selle järgi, et alagrupp on lihtne või? Ei tea, ega seal, nojah, Ecuador,
Curacao vastu tuleb kindlasti pusimist. Ei, nojah, vist ei ole, Saksamaa pigem muidugi ei ole. Mina ütlen Hispaania, see on parim tiim hetkel. Mina ütlen siis Portugal, sest et Portugal ikkagi võitis Hispaaniat just rahvaste liiga finaalis. Sina ütled Portugal sellepärast, et sa oled Ronaldo fänn. Issand jumal, tuleb ikkagi uskuda vanameistrisse, viimane suur turniir ikkagi. Rääkides suurmeistritest, siis ju Lionel Messi eile võitis ju ka veel oma 48. karika, nii et ainult hea meel. Miks ei võiks Messi Argentiinaga korrata? Sest ma ei taha. Sina ei taha, aga need 100 miljonid Messi fännid ja Argentiina fännid, need kindlasti tahavad. Ei, ma olen selles Urmasega nõus, et see võitu tuleb Euroopast, Euroopa jalgpall on muu maailma jalgpallist siis nii palju eest ära. Ja siin ongi Argentiina, Brasiilia võivad sekkuda ainult tõsise joppamise korral nagu. Aga miks ma ei kuulnud Inglismaad? No statistika vist ei toeta seda, ehkki viimased ju aastad ikkagi on hästi läinud. Ikkagi on ju hästi läinud. Finaali jõutud ja. Aga meedia vist ikkagi sööb seda Inglismaa tiimi ise nii palju ära vaata, et see kogu tähelepanu läheb ikka nii intensiivseks. Et... See on nii kolossaalne, ma arvan, ei hoomagi ära. See on ka vaata, kui inimene läheb Saksamaalt, kus on ka kõik meedia ja tähelepanu olemas, lähed Inglise liigasse mängima, siis see on lihtsalt hoopis teine tase nagu. Ja nagu Florian Wirtz praegult, süüaks ära see mängumees. Aga MM-i juures tulles tagasi siis korra jalgpalli juurde, klubi jalgpalli juurde, siis me salvestame seda episoodi ette, me ei tee seda teisipäev, me teeme seda pühapäev ja siis laupäeval Liverpool viigistas Leedsiga väga põnevas mängus, mille järel siis väravat teisel poole, uskumatu. Ja Liverpool 2-0 ka vist. 2-0. Aga siis Liverpooli kapten Mo Salah, vabandust, Van Dijk on kapten, aga staarmängija siis kaptenite meeskonnas Mo Salah siis ütles, et Slot ei räägi temaga enam, klubiga on suusad ristis, talle lubati, tema lubadusi pole täitud. Ja, et on 3 mängu pingil, see on enne olematu, siis nagu ma ei saa oodata, et see asi nüüd nagu niimoodi eskaleerub nagu, et minu meelest, kui ma vaatasin, kuidas Salah nagu mängis see hooaeg, ma täitsa saan aru, miks ta pingil on nagu. Aga et mis toimub, kas on äkki Saudi Araabiast rahapakkidega tuldud, et nüüd mõtled, et ikkagi, et võiks ju tegelikult talvel sinna minna peale Afgani, ka ju variant tegelikult. Kõik on väga veider, Salahki ütles ka veel ju ise välja, et ta kutsub ka oma terve perekonna, kutsub selle Brightoni mängujaks, mis on Liverpoolil siis järgmäng Anfieldil, mis võib olla Mo Salahki viimane mäng Liverpooli särgis. Mina arvan, see on bluff. Saab mängida. Mina arvan, see on bluff, see võib olla see, et nad ei saa Slotiga läbi, ta bluffib, ta tahab fännibaasi enda taha. Ja tahab, et Adam Slot siis lahkuks. Ma arvan küll, jah. Kumb peaks lahkuma, kas Slot või Salah? Ma ei ole Slotti näinud mitte kunagi ei platsil ega platsi kõrval. Mo Salahit ma olen näinud jooksmas, kui ta jooksis Roomas. Et ma nägin seal ühte mängu ja ma seisin 3 korda püsti koos kaasroomlastega aplodeerimas talle. Ta ei löönud sealt küll ühtegi väravat, aga see oli Fiorentina vastu mäng ja see oli emotsioon ja sealt jäi Mo Salah nimi meelde ja on siiamaani, et see oli ma arvan, et see hooaeg ei lõppe koos Arne Slotiga. Mitte, et mul siin midagi väga arvata oleks, et mulle väga meeldiks, kui ta jätkaks pikalt, sest teine 10 on ju ka Inglise tabelis olemas, et miks mitte proovida nii mõnegi teise punastvärvi suure klubi nagu käekäiku, eks ju, siin eelmistel aastatel, et annab teha küll, aga ma olen näinud natukene seda, kuidas videotes muidugi, eks sealt on cherry pikitud ka kindlasti kõige emotsionaalsemaid, aga ma vist ei mäleta oma elus, et Newcastli enda fännid oleksid kunagigi ühegi treeneri kohta nii emotsionaalsed olnud. Et seal selles linnas on huvitavad ajad praegu. Ma arvan, et seal on lihtsam olla ja rõõmsam olla sinises särgis kui punases. Praegu võib-olla küll, aga samas kui me võtame nagu Liverpooli ajalugu, et nad on ikkagi valitsejad Inglismaa meistrid, et Arne Slot tuleb oma esimesel hooajal ja Inglismaal ei ole lihtne meistriks olla, me teame, et ja neid treenerid ei ole palju. Jaa, aga see minu arust rääkis rohkem mitte Arne Sloti geniaalsusest, vaid mingitest probleemidest, mis Jürgen Kloppil oli meeskonnaga. Et ilmselgelt, kui need probleemid võeti sealt vahelt välja,
siis meeskonna vanakeste nõukogu tegi omad mingid otsused ja tuldi meistriks. Ja täna need probleemid on tagasi hoopis uuel tasandil. Korda 2, korda 3 võib-olla. Isegi nii pigem. Ma olen see vanakeste nõukogu, ma olen sellest nõus, ma arvan, et oli vale pikendada nii Van Dijk'i kui Salahi lepingut. Et ühel oleks pidanud minna nagu laskma, et sa pead tegelikult ikkagi nagu ma ei taha teda näiteks tuua ainult, sest minu meelest ta kehtestab kõiki kurja, mis jalgpallis juhtunud on, ehk United ja Alex Ferguson, aga kogu aeg värskendas meeskonda, kogu aeg viskas, kui nagu liidrisse liiga palju, kellegi ta viskas üle parda. Ei lugenud, kui suur sa oled sa Jaap Stam, oled sa Roy Keane, oled sa Cantona, ükskõik, sa lähed. Keane kapteni nõust isegi setti. Aga nagu selles suhtes, et ma arvan, et tänapäeva jalgpallis nagu võib-olla neid mune on natuke puudu. No kõige parem võib-olla ja noh, see nagu ja on lihtne öelda, et siin on mul mingi enda asi vahel, aga kui sa tood ikkagi Etikike või siis Ekitike ja Isaki koos nagu, nagu mis sa teed siis, et sa paned mõlemale tohutu koorma, eks ju, võidelda selle positsiooni eest ja ilmselgelt üks kaotab. Eks, mul on väga hea meel, et Isak kaotab selle vaidluse. Mul on ülihea meel selle üle. Inimlikult kuskil ma hakkan leebuma ja ma tajun selle inimliku paugu suurust, mis Rootsi poisil seljas kanda on. Tajun väga hästi juba varsti seda, aga noh, see ei ole nagu loogiline. See, palju see kokku oli üle 200 miljoni. Paned sa nagu 2 mehe peale, eks ju, kokku ja sa tõenäoliselt lükkad ühe neist välja. Noh, selle konkurentsi, et ei ole nii, et üks ja teine. Aga mina olen väga veendunud, et Ekitike ja Isaki toomine tähendab seda, et Liverpool hakkab 2 ründega mängima. Vaata, et neil on ju tegelikult äärekaitsjad, kes nagu minu meelest kaitses väga head ei ole, Frimpong kerkes, et lähevadki selle nii-öelda 3 taga peale, 2 sees ja noh, Ekitike minu meelest on fenomenaalselt mitmekülgne mängija, kes tal ongi, et kui sa vaatad ka tema nii-öelda statistikat, mis ta Saksamaal tegi, andmed on ju, et see, mis kohtadest ta löögile jõudis, et ta nagu jättis kusjuures üli palju löömata, et tegelikult ta nagu veits nagu lihvimata teemata, et leia talle see õige koht. Ekitike karjäärist rääkides, ta tegi ikkagi ühe vea, ta on elus teinud, see oli see hetk, kui ta valis PSG Newcastli üle, et see oli ühe ja tegelikult võib-olla üldse mitte nii, et sa naerad praegu küll, aga eks sellel hetkel oleks ta jõudnud ta oleks olnud praegu Premi nagu tippude tipp, ta oleks nagu Haalandiga nagu üks sees teine peal selles situatsioonis olnud, et Pariisis ta jäi küpsema, õnneks tuli Saksamaa, eks ju, sai uuesti särama ja nüüd ta on siis ringiga seal, kus aga nad on mõlemad Isakuga seal, kus eks ju, aga ühe koha peal, nii et jah, selles mõttes ja isegi mingi väike huumor muidugi on selles ka sees, aga tegelikult võib-olla mitte ka nagu väga, et need vektorid mõnikord näitavad õiges suunas. Mul on hea meel, et sa PSG tõid sisse, sest et Newcastle aastaid ei mänginud Champions League'i. Nad jõuavad sinna ja siis on see esimene St. James Parki mäng Paris Saint-Germainiga. Oli esimene ju? Esimene ja kohe 4-1 võidad PSG-d. Mis emotsioon see oli? Oi, no see oli giga. Kas see mitte ei ole suurem emotsioon kui karikavõit? Ja omavahel öeldes, et kindlasti oli suurem nagu, vaat jälle, et seal koha peal meestele kindlasti on igasugune karikas alati suurem. Ükskõik mis kontekstis, eks ju, aga enda jaoks ma mäletan seda, see oli õhtune mäng ja kodus on ikkagi kogu aeg nagu see veits see värk, et ja ma sellel õhtul oleks saanud aru, et ma tegelikult oleks pidanud kodust välja minema, aga see on takkajärgi mõeldes, sest et sa oled nagu ju valmis selleks ja noh, nii palju paksu verd ma ei ole kodus kunagi tekitanud, sest see oli pöörane. Seal lõi värava ju Dan Burn, eks ju, et õnneks ei ole seda jäädustatud, muidu oleks igasugune pilt inimest, ausast inimesest, tervemõistusega inimest oleks kadunud ja seda ei õnnestuks taastada kunagi, no see oli hull õhtu, see on mul piltides ka, ma arvan, et ma jagasin seda peregruppi ja kõigile, kõik noogutasid, ega ei saanud sellest aru ja see oli hull ja kindlasti nagu emotsiooni mõttes suurem kui see karika võitmine ja see näitabki ära, jalgpalli mängitakse fännidele, fännid on jalgpalli süda, ei ole need telekorporatsioonid, ei ole need suured reklaamifirmad, fänn on ja jääb jalgpalli keskmeks
ja ma arvan, Newcastle tegelikult vaatlemata oma Saudi omanikele ilmestab seda päris hästi. Aga kui paljud teavad sind kui suur telehääl, siis kas sa ise oled jalgpalli kommenteerinud? Ma ei ole, ma olin ühel hetkel väga lähedal sellele, siis Rahvusringhäälingus kolleegid, kui ma töötasin veel seal, pakkusid seda, aga siis ma jupp aega mõtlesin ja ma mõtlesin, et ma ei tee seda ust lahti enda jaoks, et ma väga-väga hindan head kommentaari, et mulle tõesti hea kommentaar meeldib, ma ise arvan, et ma tunnen ka hea kommentaari ära, mul on oma mingi selline aastate jooksul välja kujunenud maitse, aga ma ise ei taha seetõttu seda teha. Et ma mõistan selle asja nagu sellist väärtust ja pigem ma arvan, et ei ole nii, et on spordireporter, kes muu hulgas läheb, teeb ka kommentaari. Et tegelikult ei ole nii, või et on spordiuudiste diktor ja läheb, teeb kommentaari. Et need on eri töövormid, need on erinevad žanrid täiesti, nõuavad täiesti teistsugust ettevalmistamist ja ka mingi see kohal olemise ja see aususe level, et see asi päriselt elama hakkaks. Et selles mõttes eelkõige austuses selle ameti vastu otsustasin, ma ei tee seda. Päris rasvane nüüd statement, et ma ise just mõtleks, et terve Eesti ikkagi teab, milline hääl ja sul on ja ma arvan küll, et sobiks ju väga hästi nagu jalgpalli juurde, aga kui sa ise arvad, et ei, siis... ma ise arvan ja ma ise tunnen nii, et ikkagi ma ütlen ausalt, et selles mõttes selle mängu lugemine ja mängu tunnetamine, see kõik on nagu selle osa, et ma võib-olla nüüd keegi võib tajuda nagu seda teravalt ja isiklikult, aga ma ei usu hästi sellesse, et on korraga võimalik hea olla siis väravpallis, võrkpallis, korvpallis, jalgpallis, kommenteerides seda kõike, ma arvan, et see ja siiralt, ei ole raske arvata kellest või mis inimestest ma räägin, et ma ei taha minna kaugele, aga ma ei usu sellesse ja minu meelest seda tunneb, et see kommentaar ei tohi olla miski, mis on seotud nagu inimesega. Jah, kommentaatorid muutuvad legendideks kunagi, eks, aga nad muutuvad legendideks tehes seda tööd, kommentaatori tööd. Kui sa lähed sinna, hõlmad laiali mingi muu kogemuse ja teadmise pinnalt ja hakkad seda tegema, siis 80-20 kaevad see endale tegelikult auku, sest et inimesed näevad ja tajuvad sind teises rollis. Eks, et sina teed seda tööd, mul on väga hea meel, et sa oled pildil olemas, eks, et jõudu ja jaksu ja loodetavasti nad maksavad sulle niimoodi, et sa jaksad teha seda ja et sa leiad ikkagi endale ka nagu sinna juurde mingi muu elu, eks, et see on ülioluline, et see seal juures oleks, sest et muidu jäävad neid fraase on ühe käe sõrmedel muidu, eks. Ja aga kui sa toodki välja, et sa austad seda tööd väga, et palju juhtub seda, et sa paned näiteks, keerad hääle maha. Ja ma olen sind ka kinni keeranud, ma olen ühe korra keeranud, et see ära võtta isiklikult. Lõppude lõpuks see on ju mingi selline asi, eks ju, kus sa proovid ju olla, eks, selles situatsioonis adekvaatne, aga mulle see sinu adekvaatsus ei lähe üldse korda, sest et ma ju kuulan ja näen seda ainult läbi ühe mingi oma, eks ju, prisma ja kui see seal nagu tuleb ühe ja teise ja kolmanda asja kaudu, siis see ikkagi nagu eskaleerub ja lõppude lõpuks ma tegelikult tahan väga emotsionaalseid, väga isiklikuks minevaid nagu kommentaatoreid, kes suudavad hoida seda balanssi, eks ju, kelle jaoks on kas lööb värava A või B, et see ei ole mitte niivõrd oluline, vaid et see kasvatab nagu seda mängu, eks. Aga ma olen teinud seda peaaegu kõigiga ja ma olen seda teinud ikkagi väga tihti, väga tihti võib-olla ei ole õige, aga ma olen seda teinud tihti, et see käib asja juurde, jah. Ja lõpuks ikkagi paned tagasi, sest et tegelikult on kommentaar lahutamatult selle pildiga vaatamise asja osa
ja käib sinna väga juurde ja ma pean ausalt ütlema, et mina mäletan küll ka St. James Parkil mängu, kus mul oli esimese hetkega nagu raske, ma ei osanud nagu selles olukorras olla, siis mõttes, et keegi ei rääkinud, eks, et või räägiti, aga see oli hoopis teine nagu asi, mida räägiti kõrval. Võib-olla enne kui me lõpetame, tahad sa teha siis suure üleskutse ka? Jaa, ei no kuule, see on kindlasti emotsionaalne, see on kindlasti tore, 14. eks ju detsember, Tallinna kesklinnas on võimalik tulla suure hulga inimestega mängu vaatama, see ei ole Eestis tavaline, ma ei tea, kui palju on olnud sul võimalus Arsenali fännidega koos mängu vaadata, nii koha peal Eestis, et oleks nagu oma keeleruum ja omad naljad. Arsenali muidu on küll. Ma tean, et on, väga, mul on juuksur näiteks Die Hard Arsenali fänn ja nii edasi, et selles mõttes neid fänne ju on ja aeg-ajalt ka koguneb, ma mäletan ise aegu, kui Chelseagi mehi oli 7-8 tükki võis olla mängu vaatamisel lähedal, aga see kindlasti on eriline ja seal saab, ma arvan, lusti ja rõõmu kella 2 kuuldavasti algab mälumängu osa ja 4. Kas mängu tulemus siis ei ole päeva lõpuks kõige tähtsam? Kindlasti on, kas ta kõige tähtsam on, ma arvan, et kõige tähtsam on hea enesetunne ja emotsioon ja kohe selle asja küljes on siis pärast seda see küsimus ka, et ikkagi mulle meenub kõige toredam mäng siis, mis tuleb derbist meelde, ma ei ütle kohe aastat, aga seal jäi tulemus 4-1 ja legendaarne Newcastli ründaja selle poolest, et ta suutis ühena vähestest muutuda mitte legendaarseks, Michael Chopra esimese puudatusega lõi värava ja kogu Newcastli supporter deep chantis 4-1, even Chopra scored 4-1, even Chopra scored. Nii et ma loodan, et sellel korral tuleb midagi sarnast ja me leiame uue tähesed pingi pealt, kes selle 4. värava ära lööb. Jah. On sul midagi veel? Ei ole, ise ootan ka seda mängu väga ja kindlasti tulge kohale. Ja ma ütlen, kallid inimesed, pole midagi paremat kui päevasel ajal õlle joomine. Aga ma ei tea, tegelikult mul üks asi veel, mul tuli meelde, ma ei tea, kas sa oled ise ka tähele pannud, aga meil on seal kommentaatorites siis kuidagi juhtunud nii, et alati kommenteerib üks kindel inimene Newcastli mänge. Me oleme omakesi nagu rääkinud, et huvitav, kas keegi on võtnud Kaleviga Newcastli fännidest ühendust, et meil oleks kindlasti, ma ütlen välja, Andre Lepson kommenteerib, 95% Newcastli mängudest on tema käes. Ma ei tea, millest see tulenenud on, aga see on väga huvitav, et me oleme rääkinud küll, et kas Toomas või keegi Newcastli fännidest on öelnud, et kuule, et see mees peab kommenteerima neid Newcastli mänge. Et kui nädalakava tuleb, siis sa tead, et Newcastli mäng, see on Andre käes ja iga kord on nii olnud, et ma väga loodan, et ta seda derbit ka kommenteerib, et siis teil on ikkagi oma mees olemas. Hea märk, just. Et võib-olla see on see ilus koht, kus me lõpetame, aga suur aitäh, et sa tulid. Soovime Newcastlile palju edu, sulle palju edu ja täna veel kord tulemast, aitäh. Aitäh ja nägemist.